näitan teile kohe siia algusesse ühe siukse toreda asja. See on Aspire kingikotike. Selline hästi ilus riidest kott, see on mega suur. See on hästi heast vastupidavast materjalist. Valisin mingi ülihalva koha, kus seda näidata muidugi, et mugavalt ennast siia sisse seadnud. Tahtsin tegelikult lobisema hakata. Ja sellel kingikotil on tegelikult ka sisu. Ma hakkan nüüd vaikselt lahti võtma seda sisu ja proovin teile nüüd järgemööda osades siis näidata, mis siin sees on. Ja ma võtsin esimeseks tutvustamiseks ette siis sellise produktiivsusplaneerija. Märkmiku kujul, hästi äge. Mulle meeldib selle disain eriti. Mina olen täpselt see inimene, kelle jaoks disain on oluline. See on selline minimalistlik, aga ilus, kuidagi ma ei oska öelda, mulle nagu väga meeldib see. Ja 100 küsimust raamat. Esimesena ma tahangi rääkida tegelikult sellest raamatust. See on selle kingikoti sisu juures minu üks lemmikuid asju. See väga meeldib mulle. Siin raamatus need küsimused on siis sellised, et sa saad ise nendele küsimustele vastata. Ja sa pead seda tegema kirjalikult. Mina olen osadele küsimustele juba vastanud. Ma jagan neid küsimusi, nende vastuseid ka, mitte küll selles vlogis, aga ma loen sulle siit sissejuhatusest ühe mõtte ja siis ma loen sulle ka ühe küsimuse, et sa saad siis ise tegelikult natukene mõelda, kuidas oleks sinu vastus. Tere tulemast oma pisikesele paberkandjal teraapiasessioonile. Need küsimused siin kaante vahel saavad suuresti mõjutada sinu elu. Seda sellepärast, et küsimused, mida sa endale esitad, määravad kindlaks selle, millele sinu meel keskendub. Ma olen 100% nõus. Teen sulle esitatava küsimusega siukse asja, ma teen nii ja nii. Ma võtan selle küsimuse sulle, ma ei ole sellele ise vastanud. Küsimus sulle on järgmine, millele sa saad mõelda. Kellega koos olles ma end kõige vabamalt tunnen? Ma soovitan, et mõtle ka sina ja siin tõesti on väga head küsimused ja teraapiasessioon iseendaga on täpselt see asi, mis selle väikse armsa raamatu kohta käib. Ja see siis selline produktiivsuse märkmik või päevik, kuidas keegi kutsuda soovib seda. Mis mulle siin meeldib on see, et siin ei ole nagu ära jaotatud sellist kindlat aastalist aega. Ehk siis sa saad alustada, kuna sa ise soovid. Ja ma näitan natukene, siin on siuke sisulahendus on siin tegelikult ülihea. Ehk siis tunnid, päevad, nädalad, kõik paned endale kirja ja pärast saad muidugi vaadata ka, et kuidas sul nende asjadega läinud on. Võin ausalt öelda, mina ise ei ole eriline selliste planeerijate, märkmikute või üldse kirjalikult enda sisse vaataja, küsimuste vastaja. Ma teen seda hästi tihti nagu enda peas, aga sellist nagu eneseanalüüsi ei ole väga teinud. Ehk siis ma saan nüüd seda järgi proovida ja katsetada. Vahepeal elus ongi nii, et mingid asjad tulevad ja annavad sulle selle võimaluse, kui sa seda seni võib-olla ise ei ole teinud. Et ma arvan, sama on ka kindlasti selle vlogi projektiga tegelikult. Aga kui sul nüüd tekkis huvi, et sa tahaksid endale neid, et see on just see, mida sa vajad või sa tead kedagi, kellele saaksid need kinkida. Minu arust on see ka väga selline tore kingitus. Mine wellnessaspire.com ja sealt on sul võimalus need endale soetada. Jõudnud koju. Ma käisin siis hommikul Spartas trennis, tegin koos oma treeneri ja Mooniaga trenni ja nüüd ma hakkan siis tegema süüa. Näitan teile ka kohe siis, mis ma kiirelt peale trenni söön. Ma teen endale siukse asja, et ma võtan poes lavassi, ma tahtsin tegelikult lavassi osta. Ma võtan siis selle tortilla, märin sinna kreemjuustu. See on hea, Rimi omad. Ja siis ma panen lõhe,
ja kurki panen kõrvale, ma seda kurki sinna sisse küll kuidagi rullida ei taha ja sidrunipipart panen ka veel vahele, et siis sellist asja teen endale. Ja saan otsa lahti teha ka sellega, et natuke räägin lähemalt võib-olla sellest, et mis ma üldse olen teinud, et kuidas ma jõudsin jõusaalini ja mis trenne või sporti või kuidas ma üldse aktiivse liikumisse enne seda suhtusin. Et väike kokkuvõte sellest sulle. Sport vist kui selline harrastusena, et ma oleks ise trenni läinud, jõudis minu ellu siis, kui ma olin 17. Mind ei ole kunagi võib-olla huvitanud nagu naisena siis mingid sellised väga naisalikud spordialad, et mina tahtsin minna boksi ja sattusin hoopiski kickboksi. Võib-olla kickboks mulle natuke meeldibki rohkem kui boks. Käisin seal siis siuke väikeste vahedega võib-olla kokku 2 aastat. Üli lahe kogemus ja ma olen väga õnnelik selle üle, et ma olen käinud kickboksis. On olnud selliseid hetki, kus ma tunnen, et ma tahaks uuesti tagasi minna, võib-olla tahaks proovida tai-boksi, aga lihtsalt kuidagi ei ole võib-olla tekkinud seda hetke ja too hetk, kui ma kolisin ka Tartust Tallinnasse, siis siin ma ei leidnud ka mingit sellist sobivat spordiklubi. Täna meil on kindlasti oluliselt rohkem valikuid. Mida ma selle aasta jooksul tahan teha, on see, et ma kindlasti võtan siis kas ühe proovi või personaaltreeningu ja ma lähen proovin ära siis võib-olla tai-boksi, vaatan võib-olla boksi, et midagi sellist ma kindlasti tahan nagu ette võtta, et regulaarselt, kas ma seal käima saan hakata, ma ei tea, sest täna mul on ikkagi 4 jõusaali treeningut ja ajalised ja kindlasti ka energiat, et sellist päris mingit 6 või 8 trenni ma enda ellu ei jõua mahutada. Ja kui selline kickboksi vaimustus, ma ei tea isegi, kuidas see nagu tegelikult mul pooleli jäi, ma ei saaks öelda, et vaimustus ei ole nagu üle läinud kindlasti, et endist arvan, et see on väga nagu lahe. Lihtsalt, et ma sattusin liituma MyFitnessiga, alustasin siis rühmatreeninguid, et mul oleks ka mingi siis regulaarne selline sport, mida ma teen, sest et see liikumine minu jaoks oli ikkagi oluline ja ma leidsin, et võib-olla siis sealt kuidagi selgub, et mida ma siis nagu tahaksin. Rühmatrennid tegelikult olid nagu väga toredad, aga kuna rühmatrenni minnes pidi alati minema läbi kuskilt jõusaalis, siis ma ei tea, kuidas või miks, mulle nagu alati jäi pilk peale sellele, mida jõusaalis siis nagu tehakse. Ja nende raskuste tõstmine ja üldse kogu see jõusaal nagu hakkas huvi minus tekitama. Ja siis ma tegelikult mõtlesingi, et okei, aga ma võtan siis võib-olla endale personaaltreenerist, ega midagi seal väga jõusaalis teha ei osanud, et alustame siis kohe nagu sellise hea hooga, et vähemalt on keegi, kes näitab mulle tehnikat ja teeb mulle ka mingisuguse kava. Et minu koduklubiks tollel ajal siis äkki see oli 2015-14 midagi sellist, oli siis Tartu kesklinna MyFitness ja võtsin endale treeneriks Egle Villiku, kes on väga lahe ja inspireeriv naine. Ma arvan, et see andis sellise väga hea õige hoo ja aluse üldse alustada jõusaali treeninguid. Mingil hetkel muidugi ma jäin toimetama üksi. Ma arvan, et see inimestel alati nagu tekib, et esimene hoog läheb nagu üle ja siis sulle tundub, et sul on endal piisavalt teadmisi, mis ongi tegelikult täiesti okei, et sul ei peagi iga nädal võib-olla mingi treener kõrval olema, et lihtsalt aeg-ajalt siis saada tuge, kui selleks on nagu vajadus. Mina lihtsalt tunnen, et minul nagu see oli ja ma tänaseni tunnengi, et see iseseisev treening võib-olla ei olegi mind nagu viinud sinna, kus ma tahaksin, et ma nagu oleksin. Hiljem, kui ma kolisin Tallinnasse, ma jätkasin taas iseseisvat jõusaalis, aga ma nagu kuidagi tundsin, et see elurutiin loksus paika, vorm ka kuidagi hakkas nagu käest ära minema, et mingil põhjusel alati vist siis inimene nagu ärkab, et võiks midagi nagu muuta. Kuigi elustiili võiks muuta nii, et see oleks jätkusuutlik sulle ikkagi pikaajaliselt, mitte võib-olla iga 2-3 aasta tagant, nagu mina väga palju teinud olen. Siis ma nägin sotsiaalmeedias reklaami, kus siis 2 treenerit olid koostanud sellise grupi. See oli väga lahe projekt ja selle projekti nimeks oli Rannakeha. Seda siis viisid läbi Eleri Reinart ja Kaisa Kuusnõmm. Ma arvan, et see võib-olla oli minu jaoks väga elumuutev, ehk siis sealt ma saingi aru, et mulle väga tegelikult meeldib jõusaal.
Mulle meeldib, kui mu kehal on lihased, et mina ei ole lihaselist keha mitte kunagi kartnud, sest naistel on sellist lihaselist keha, mida võib-olla siin keegi peaks pelgama või saaks öelda, et see on liiga lihaseline, et seda on päris nagu keeruline saavutada. Ja mulle väga meeldis ja see andis väga palju tuge ka, sest et ma nägingi, et okei, et siit tulevad nagu tulemused. Aga mis seal siis juhtus, oli see, et vahele tuli koroona, mitu lainet, kõik see kuidagi muutis nii palju. Mul tuli ka tegelikult tunnistada endale läbipõlemist nii füüsiliselt kui ka vaimselt, millest me ilmselt ei saanud aru ja mis oli taustal väga-väga pikka aega. See teema tuleb kindlasti eraldi aruteluks. Ma siia nii pikalt peatuma ei jääks. Ja ma pidin võtma pausi, ehk siis ma jätkan ei selles grupis ega ka kummagi treeneriga eraldi. Ja no kui sellest rutiinist nagu välja tulla või selles rutiinis, mis varem oli, mitte üldse olla, siis see kõik, mis nagu vaimselt füüsiliselt toimus, oli ikkagi täielik selline, see oli taandareng põhimõtteliselt minu jaoks ja see oli väga nagu võib-olla raske aeg üldse mu elus, et see ka oli, toimus väga palju keerulisi sündmuseid. Aga ma tahtsin oodata seda õiget hetke, et sealt välja tulla ja et võib-olla nagu olla siis kindel, et mis ma nagu päriselt tahan. Ja ma teadsin, et see hetk tuleb, et ma olen inimene, kes vajab seda hoovõtmise aega. Ma tahtsingi, et see läheks nii ebamugavaks minu jaoks, et ma alustan uuesti ja ma alustan seda selliselt, et ma tean, mis on juhtunud eelnevat juba mitu korda, et ma nüüd seda enam kordaks, et ma teadvustaks endale võib-olla just seda, et ma tahan, et see oleks nagu minu elustiil. Treeneri valimine oligi selline võib-olla kõige pikem protsess. Minu number 1 kriteerium oli naistreener. Ma soovisin naistreenerit, sest mulle tundus, et naine võib-olla suudab aru saada naisest paremini. Minuga ei pea nõustuma, aga see oli lihtsalt minu isiklik soov. Ja seejärel ma hakkasin siis vaatama, et okei, ma jälgin tegelikult päris paljusid treenereid. Kas ma jälgin võib-olla kedagi, kes mind kuidagi inspireerib. Ja ma avastasin, et tõesti, ma jälgin ühte inimest, kes mind kui sportlane ja treener inspireerib ja selleks oli Ammonia Maar. Ja siis ma hakkasin nagu jälgima natukene pingsamalt, et okei, huvitav, kas ta võtab ka uusi liikmeid. Ega muud moodi ma teada ei saanud, kui ma kirjutasin talle, otsin ära siis tema vastuse, mis ta arvab minu ideest ja plaanist ja see läks kõik hästi. Meie koostöö on nüüd siin kestnud, ma ei eksi, äkki 4 kuud ja ma olen väga rahul, et kõik need asjad, mida ma treeneri juures soovisin ja mida treeneri juures hindan, on temal olemas ja võib-olla ka üks selline taustainfo, et kus ma tegelikult natuke rohkem tema kohta teada sain. Ammonia tegelikult teeb koos enda endise elukaaslase Vahuriga podcasti. Selle nimi on Exit Podcast. Ja seal ta väga palju räägib endast kui sportlasest ja milline ta siis treenerina on ja seal oli väga palju neid märkamisi, kus ma olin siis, et okei, mulle tundub, et mulle meeldiks, kui ma saaks tema käe all treenida. Tahtsin teile näidata seda roosat värvi, mis mul oli esimeses vlogis. Ma lasin jooksuril alt värvida roosaks ja see on tegelikult päris hästi välja läinud. Ma tahtsingi katsetada, et kas ma saan värvida terve pea, et siuke mõte mul mingi hetk oli. Vaatan, et ta kulub, aga ta kulub ikkagi nagu siukseks, et siin on natuke oranži ka, et eks ole nagu näha, peab võib-olla veel proovima ühe korra. Peaksin tegelikult kuristama, aga ma ei viitsi. Lükkan selle edasi. See jääb nüüd siis pühapäeva ilmselt. Ja mina lähen jalutama ja poodi. Ma teen endale soolaseid pannkooke, kuhu ma panen siis muna, jahu, kodujuustu, sellise kodujuustu ostsin. Ja siis ma panen veel seda Viru sinki. See mingi aeg oli mul hullult lemmik, paar aastat tagasi, ma ei teagi, mis ma seda ammu pole ostnud. Ja ma sätin need siis vastavalt sellele, et kui palju ma ise tahan mingisuguseid asju, valku, rasvu, süsivesikuid. Kes veel tahab või tunneb, et mingit toitu enda järgi kohendada või kuidagi jälgida, mida, kui palju sa tarbid,
siis MyFitnessPal'i äpp on ülihea selle jaoks, kui sa veel sellest kuulnud pole, siis saad endale telefoni tõmmata. Õhtu viimane toit ka, siis tegin endale lihtsalt kana, panin kodujuustu ja siis tomatkurk. Avastasin, et ma ei ole täna jõudnud mitte midagi jagada, kiirelt parandan selle vea, muidu on natukene veider, et mingi teisipäev seal kuskil on, aga mis teisipäev siis toimus. Üks väga oluline asi kindlasti oli see, et ma käisin korterit vaatamas, kuna ma endiselt otsin endale uut üürikodu, siis ma leidsin eile KV-st ühe hästi ägeda korteri, mis asub täpselt seal, kus ma tahan ja sellesse kanti on hästi raske saada ja mulle tegelikult väga meeldis. Ma nüüd natukene võtan veel hoogu, et vaatan, kas ka homme ja ülehomme see mulle nii väga meeldib ja siis teen mingisuguse lõpliku otsuse. Mis ma täna veel teen? Ma teen süüa. Kohe näitan, eile tuli Aspiree Instagrami kanalile siis üks hästi äge retsept. Toitumisnõustaja Marleen tegi ühe hästi ägeda toidu ja sellest inspireerituna ma siis teen ka täna endale bataati ja lõhe. Nii, bataadid ma sain valmis. 360 grammi, siis ma panen selle kaheks portsuks läheb. Peale panen natuke õli ja siis oma lemmikud Tamme Talu särtsusoola, see on ülihea maitseaine. Siis õhtusöök ja teine osa läks karpi ja see on siis homseks mul. Mu juuksed peale pesu on sellised. Mina esimese asjana kasutan sellist asja peale juuksepesu. Ja teisena ma panen sellist Oribe kreemi. Kuigi mul on pikad ja paksud juuksed, siis seda tegelikult läheb väga vähe. Ma panen ta siukse väikse ja niimoodi lihtsalt juustesse. No need on juba juuste moodi ju, võrreldes selle eelmise kahu peale. Sa ei küsinud, aga ma näitan ikkagi üks hästi oluline asi. Ma läksin Tradeoffsi ja see oli hästi tore teenindaja, siis ta proovis aru saada, mis ootused mul föönil on, aga siis me saime aru, et see on hea föön ja see on nii ilus roosa ka. Seda oli sellist mündi rohelist ka. Nii et seda saad siis Tradehouse'ist, kui sa väga tahad ka sellist fööni endale. Ma hakkan vaikselt sättima jõusaali. Mul oli siis trennist paus, selline väga vajalik paus. 5 päeva siis tuli seda kokku ja lähengi siis proovin, et kuidas see energia on ja kas see mõjus nagu ka hästi. Mul vist ei tekkinud isegi tunnet, et ma nagu, ma tahaksin minna, aga ma täiesti teadvustasin ja sain aru, et see pole nagu hea mõte. Ja mul oli seda aega ja vabadust nagu väga vaja. Täna ma lähen Rävala MyFitnessisse, ma vaatasin, et ma olengi vist ette võtnud väikest viisi nagu jõusaali turismi, et ma proovin erinevaid MyFitnessi klubisid. Väga paljudes olen ka käinud, aga läheb siis vaatab üle, mis seal Rävalas ka muutunud on, et ma ei mäleta, kuna ma seal viimati käisin. Anna tuleb ka trenni. Ma ei kujuta ette, kas ma viitsin või kui palju ma seal filmida jõuan, aga homme neljapäeval on treeneriga trenn, et seal kindlasti teen paar klippi. Väikese sättimise ja siis hakkan minema sünnipäevale. Täna veel üks tegevus ja siis põhimõtteliselt ongi kõik. Trenn oli mega mõnus ja nii hea, et MyFitnessil on klubid, kus saab käia ka spaas, et see on ka siuke väga hea võimalus. Juhtus ka huvitav asi ka seal
spaas, et riietusruum siis, mis viib siis spaasse. Ja peale trenni läksin siis, et lähen pesema, võtsin käteleti ja trikoo lihtsalt siis kätte, sest et pesemist naiste riietusruumis ma ei arvanud, et ma peaksin nagu kaetud olema. Aga seal enne seda pesemisruumi oli tegelikult eraldatud sein, üks siis viis nagu sinna spa poole, kust oli nagu kõik näha ja teine oli siis täpselt see koht, mis eraldas seda spa osa, et sa saad siis minna privaatselt riietusruumi ja ma kogemata läksin siis alasti sealt teiselt poolt ja vaatasin nii imelik, et mingi mees vaatab mind, et kuidas ta nagu siia naiste riietusruumi saab või kuidas ta siia näeb. Aga mis seal siis ikka selles suhtes, et ütleme nii, et need sildid olid seal maas. Ma ei tea, mina ei suutnud küll kuidagi aru saada. Aga järgmine kord siis olen targem. Ja ma millegipärast arvan, et neid asju on seal nagu veel juhtunud. Et kui keegi läheb ravalasse ja tahab minna pesema, siis lihtsalt sa pead väga hoolega vaatama, et sa ei läheks siis sellest poolt, kus on see spa sissepääs. Et pead väga hoolsalt vaatama, kus pool sa nagu lähed. Jälle teele. Ma arvan, et sa lihtsalt tahad olla minu vlogis, ütle ausalt. Sellepärast me kõike seda teeme. Meil sai töö tehtud, Kerli teeb veel viimaseid kaadreid väga püüdlikult. Kas meil on nüüd valmis? Ei. Küll jah. Vaat Kerli iga kord teeb natuke kauem. Lähed siia? Jaa, ma lähen ise ära. Tavai. Ma olin täiesti kindel, et reede on see päev, kus mul on aega jagada nagu põhjalikumalt võib-olla, et mis ma teen, kuhu ma lähen, sest täna on päris palju tegemist ka. Aga siis ma sain hommikul aru, et ma magasin nii halvasti ja ei olnud väga seda viitsimist, et mis ma siis tegin. Ma käisin jälle Teelega koos filmimas, et tal on aeg-ajalt vaja abi oma koostööprojektidega ja ma arvan, et enamus inimesed, kes teevad mingisuguseid koostööprojekte ja loovad sisu, et mingil hetkel on neil kõikidel tegelikult kedagi appi vaja, sest ise sa neid asju nagu filmida ei saa ja see on päris nagu keeruline ja meie koostöö on kuidagi läinud hästi ja need on mulle ka väga nagu põnevad ja arendavad, et siis on nagu väga tore. Järgmine tore asi on massaaž, et lähen massaaži. Siit on puudu üks asi, mida ma lubasin teha, et ma filmin oma neljapäevast trenni. Päris ausalt ütlen, et soovisin seda teha, aga tundsin, et mul ei ole jõudu ja energiat selle statiiviga seal ringi käia, ma ei taha. Ma tahaks keskenduda trennile ja ma lihtsalt jätsin selle ära, ehk siis filmin võib-olla mõnda muud trenni, mis meil siis koos tuleb ja enda omasid kindlasti saan ka. Et ma arvan, et seda trenni sisu on siin piisavalt ka. Massaažis on käidud, teen ennast korda ja siis ma lähen sõbrannaga kontserdile ja homme ma lähen Tartusse. See kontsert, kuhu me täna läheme, tegelikult ma ise ei kuula sellist muusikat igapäevaselt, aga ma arvan, et vahepeal on lihtsalt see tore asi, et kui sind kutsutakse kaasa ja see on nagu siuke ajaveetmisvõimalus lihtsalt ühine, et sa ei peagi alati võib-olla tahtma teha samu asju, et lihtsalt nagu ma olen suht selline, et kui sul on pakkuda, et lähme, mul on piletid, siis ma nagu tulen, et ei ole probleemi. Sest ma arvan, et minu muusikamaitse on muidu selline, et mul on üldse raske kedagi võib-olla live-kontserdile kaasa saada endaga. Võtab üldse meikimist, sest kuna ma siin praegu setin nii usinalt, siis ma tegelikult ei oska ennast väga meikida või ma ei meigigi ennast väga kuidagi oluliselt. Et asi, mida ma teen, on see, et ma panen lihtsalt jumastuskreemi, ripsmetussi, vahepeal panen mingit silmapliiatsit või lainerit ja põsapuna ja ongi. Ma olen proovinud YouTube'ist vaadata. Ausalt öeldes ei õnnestu see järgi tegemine. Võib-olla see lihtsalt ei ole nagu mulle loodud. Ma ei oska nagu öelda. Et eks kui Google pildist vaja minna või mingi suurem tähtsam üritus, ma lähen alati nagu meikari juurde,
sest siis tahaks küll nagu parem välja näha piltide pealt ja üldse nagu mingi õhtustel üritustel. Mul üks sõbranna ütles mulle kunagi, et ta ei saa arugi, et mul meiki ei ole. Asjalood on siis nagu nii hullud, et isegi pole aru saada, kui ma olen meigitud. Tegelikult ikkagi on küll. Hommikune padjakas on minu arust siiani näos, ma ei tea, kuidas see mõni öö nii hullult näkku lihtsalt salvestub, see on nagu veider. Kui sa veel ei ole leidnud head ripsmelussi, siis minu soovitus on see Max Factor. See on mingi ilmastikukindel veidika, mulle tundub. Ja see pikendab lihtsalt nii hästi. Nüüd tuleb kõige raskem osa, mida selga panna. Kui õnneks mul on aega veel. Yes, reede saab lõpuks läbi. Mul on veel teha üks viimane asi. Ma pakin oma kohvri kokku. Olen hommikul rongile, et minna Tartusse. Ja siis ma ei pea sellega lihtsalt hommikul tegema. Nii et tänaseks on kõik. Hippie movement. Nii mu jõusali turismik jätkub Tartus. Oleme Sirlega Annelinna MyFitnessisse. Nii et siis, kui mul saab seal käidud, siis mul on Tartu kõik MyFitnessi klubid käidud ja Tallinnas mul on vist veel käimata tegelikult ainult mingi Lasnamäe ja Mustamäe klubid. Sa oled käinud kõikides Tallinna klubides? Ei ole. Aga mul vist lemmikud MyFitnessid on, ma arvan, Ülemiste, sul ka kindlasti, ja Rukka, Järve ja Balti jaam ilmselt. Et need on minu sellised lemmikud, nüüd lähme täna vaatame üle siis, mis seal Annelinna MyFitnessis ka toimub. Vist ei ole jõudnud mainida, et miks ma siin Tartus üldse olen või miks ma siia nagu tulin. Tegelikult põhjus on see, et ma olen Tartus pärit. Ma olen 26 aastat elanud Tartus ja nüüd viimased varsti vist päev 9, mis on Tallinnas. Et siis sellepärast ma tegelikult siin aeg-ajalt käin. On olnud mingid hetki, kus ma isegi olen mõelnud, et äkki koliks tagasi, aga täna hetkel pigem mitte, et Tartu natukene jääb mulle väikseks ja igavaks. Mis sa arvad, Sirle? Nii on. Me oleme ikka mõlemad Tallinnasse põgenenud, vaata, et ei nagu jah. Et nüüd veedangi siin paar päeva veel Tartus ja siis tagasi Tallinnasse. Taga nii viime on lihtsalt, aga Annelinna MyFitness selles suhtes, kui ma oleks Tartus, siis mina kindlasti käiksin siin väga mõnus suur jõusaal. Mis sa arvad, Sirle? Nii on. Hea on olla tagasi Tallinnas, kuigi Tartus tegelikult oli väga tore, aga ma tahtsin rääkida tegelikult sellest, et siin ma näitasin ühte retsepti, need soolased kodujuustu pannkoogid. Ma tegin nende tarbeks siis tegelikult ka TikToki ja Instagrami video, panin need ka ülesse. Kui sa tahad seda näha, siis mine vaata kas minu TikToki kontole Kerli Mahur või siis mine vaata minu Instagrami kontole. Järgmises vlogis võtan ette ka Spiree retsepti kogumiku, katsetan sealt retsepte, saate vaadata, kuidas minul need õnnestuvad.